tšau. Tšau. Täna on nüüd see päev käes, kui hakkasime Horvaatia poole sõitma. 11. juuli on täna. See video tuleb ilmselgelt hiljem YouTube ülesse, aga oleme siis täna juba 7 tundi ja 37 minutit sõitnud. See Kolgata Leedu kõige kehvem osa on läbi. Nüüd kuni lõpuni põhimõtteliselt on meil 4-realised. Mis täna teinud oleme? Hommikul, mis kell me alustasime sõitu? Ärkasime kell 6 ja selline 6:45 saime siis kodunt tulema. Siis tegime Märjamäel ühe peatuse. Meil traditsiooniline teeme hommiku kohvi seal ja väikse ampsu, et nendel reisi esimese päeva hommikutel me reeglina kodus midagi tegema ei hakka. Ühe korra oleme ka tankinud. Palju meil läks peale? Mingisugune 47 liitrit vist või? Jah, midagi sellist. Siis terve aja on sadanud. Praelt on 19 kraadi, aga siin enne lõunane aeg oli kogu aeg 16 ja vihma sadas külje pealt. Et väga hull ilm on olnud. Aga ma arvan, et homme juba hakkame päikest nägema. Et 394 kilti on veel täna sõita. Peaksime jõudma teisele poole Varssavit, samasse kämperiplatsi, kus me eelmine aasta esimese vaheööbimise tegime. Võtame selle suuna sellepärast, et see oli nii suur plats, et ei teki olukorda, kus võib-olla ei ole ruumigi. Ühte hullu pauku nägime. Peale kohe Eesti piirist üle saades oli mingi tõsine avarii juhtunud. Pärast vaatasime kuskilt uudistest, et 4 inimest lõpetas sinna enda elu, et see pilt oli päris kole, et ma ei teadnud, et BMW-si tehakse nagu kaubiku kujuga ka, et see oli ikka üsna võigas. Jah, meie lihtsalt sõitsime sealt mööda selline 9:30 paiku, aga uudiste järgi oli see õnnetus juhtunud 5:45 vara hommikul. Aga see tee oli ikkagi üks sõidurada oli veel kinni. Ja nüüd ei olegi midagi, et varsti hakkan Poola jõudma. Poolas on siukene lugu, et ma pean endale ühe äpi tööle panema, mille ma tõmbasin e-toll.pl lehelt alla. Seda ma olen juba mitu aastat kasutanud. Kuna meie autorongi täismass on üle 3500 kilogrammi, siis ma pean seal nii-öelda teemaksu selle telefoniga tasuma, et seal sai selle lehe peal on üles laetud kõik tehnilise passid, autoandmed üles pandud ja siis sinna peale laed raha selle äpi kaudu ja siis paned Poolas selle tööle, paned, et hakkan sõitma ja ta ise võtab siis mingite vahemaade tagant mul raha maha sealt. Praegu ma laadisin sinna 200 poolakat peale, see on mingisugune nõksa üle 40 euro. Et vaatame, palju sealt nagu minema hakkab. Ilmselt sellega me saame homse päeva Poolast läbi, aga tagasiteel me peame ilmselt midagi natukene juurde panema. Et Poolas meil on ikkagi vist keskmiselt viimased aastad läinud selline pea 60 euri teemaksusid, kui mu mälu mind ei peta. Vist on küll, jah. Eks seda siis me näeme, et selle video me vaatame, kui pikalt me nagu filmime, et kas me vahepeal, kui jõuame kohale, paneme juba mingi video ülesse või siis teeme kõik ühe suure tükina, et ilmselgelt, et me läheme puhkusele, et ei hakka vaatama seda jooksvalt, et seal koha peal niikuinii me palju filmida ei saa. Ja nii on. Et varsti näeme.
lõpuks jõudsime Poola. Vahepeal paneme kõigepealt selle äpi tööle ja siis ma räägin natukese, mis meil siin juhtus vahepeal. Siit vajutan selle e-tolli käima. Siis mõtleb natukese aega. Siis vajutan siit, siin näitab mul summat, mis mul peal on, autonumber. Siit vajutan set up your route. Ja küsib, et kas sa sõidad koos treileriga, sest selle autoga, kui ilma treilerita sõita, siis ma ei pea maksma midagi. Mul on see sisse lülitatud, jah, koos treileriga, start route. Nüüd ta midagi laeb siin. Ja vaatame, kas ta hakkab tööle. Jah, hakkas tööle. Siin jooksevad mingid, näitab, et siin on aku täis, GPS peab olema. Rohkem ei olegi sellega midagi. Selle saab taustale nii-öelda tööle jätta, et ma ei pea, ma saan siia enda GPS-i või mis iganes panna. Ja pärast lõpus siis ma vajutan end route. Aga mis meil vahepeal siin juhtus, oli see, et me jõudsime mingi 3,6 kilomeetrit enne piiri. Seisime lihtsalt koha peal ja isegi ei olnud mingit siukest, et vaikselt liiguks ummikut, vaid lihtsalt seismine ja enne piiripunkti läksid kõik read üheks kokku. Siis meid korjati kohe kõrvale, kuna meil oli käru järgi, meie ees oli liinibuss ja siis 2 tüüpi lihtsalt jalutasid seal ringi ja ei teinudki põhimõtteliselt midagi. Aga nüüd saime sealt tulema, meil isegi ei vaadatud, meie ees läks üks tüüp lätlane matka siukse maasturiga. See läks röökima vähe sinna ja siis hakkasid tüübid natukese kiiremini liigutama. See vend vist filmis ka neid isegi, et siukene äge lugu oli, aga jätkame sõitu ja järgmuste klippideni. Tšau. Uus päev on käes. Oleme juba siin 3,5 tundi sõitnud autoga. Kohe hakkame Tšehhi jõudma. Siis ma panen selle teemaksu asja Poola oma seisma. See öösel ka meil seisis. Ja siis vaatame, palju siit enam-vähem läks. Me juba oleme vaadanud, et kuskil 20 eurot on juba selle lõigu peale kallim, kui oli eelmine aasta. Ehk siis umbes 60 eurot läheb meil see Poola läbimine siin teemaksudena. Tšehhi teemaksu me peaks saama nüüd niimoodi, et mul see auto annab siia, kui me jõuame Tšehhi, peaks olema võimalus siin QR-koodiga kohe see osta. Ja rohkem selle teemaksu osas nagu ei olegi midagi, et nüüd jõudsimegi Tšehhi, et nüüd ma panen siit selle äpis selle seisma. End Journey 162 poolakat jäi mulle alles. Ehk siis ja 200 panin veel juurde. Siis nii ongi, nagu me ennem arvestasime, et jõukene 60 euro tuuri see asi läheb. Ja siin viskas nüüd Tšehhi selle liikluseeskirjad ja asjad ette. Vaatame veel teavet. Läheb. Nii, teemaksu kleebis. Teemaksu kleebis ostke, jah. Joobes olla ei tohi. Ja. Siin on kõigil 0. Täna öösel olime siis peale Varssavit ühes Karavan platsis, mille kohta meil kus me olime ka eelmine aasta ja mille kohta meil on nii-öelda siukene review on Instagramis juba eelmine aasta tehtud, et saate näha, kui tahate. Täna plaanime jõuda Sloveeniasse.
aga saab näha seda selles mõttes, et kuidas siin nüüd see Austria ja need liiklused asjad hakkavad olema, et praegult siiamaani on kõik sujunud. 3 paagitäit oleme kütust ära küpsetanud juba. Ja mis veel? Nüüd tegime siin vahepeal ühe lisapeatuse, sellepärast, et enne umbes 50 kilomeetrit enne seda Tšehhi piiri on tee on nii-öelda kehva, et see suvila taga hüppab. Eelmine aasta läksid isegi riidepuu need metallnagid läksid sirgeks, et nüüd käisime nagu üle vaatamas, et mis seis seal on. Et praegu oli kõik enam-vähem korras. Et... No ja, see aasta meil juba targemad, et sai natukene tummisemad riidepuud hangitud ja siis selline krõpsuga riputatav rätikute riiul sai teadlikult täna hommikul tõstetud juba Villemi voodi peale ära, sest eelmisel aastal meil oli samamoodi see seal riidekapis taga ja siis ta läks katki selle sama teelõigu peale, et see aasta võtsin ta parem juba hommikul kohe maha, et siis ta ei hüppa seal kapis ja ei lähe katki. See on vist praegu kõik, et vaatame, et praegu ilm on meil endiselt sadanud, terve öö sadas 18 kraadi on, aga ma arvan, et õhtupoole juba võiks vähemalt ilmaennustuse järgi siukene 25-27 ja päike olla, et ootame seda. Ja vaatame järgmiste videodeni. Tšau. Oleme jõudnud nüüd täna Horvaatiasse, sõitnud 187 kilomeetrit ja 3 tundi. Oli meil mõned ummikud ka tee peal või? 3 tükki vist või? Aga need läksid üsna ruttu. Siin on nüüd siukene lugu, et siin me saame teemaksu selle pileti ja siis, kui me hakkame jõudma sinna nii-öelda mahapöördele, siis et siit nii-öelda maha keerata, siis selle paned siin automaati ja saad endale arve põhimõtteliselt või maksad ära. Tõkkepuu tõuseb üles ja saad nii-öelda kiirteelt välja sõita. Aga nüüd on niimoodi, et kiirteed meil on kuskil 44 kilomeetrit ja sihtkohta on 63, et hakkab meil see nii-öelda see esimene reisiosa läbi saama, et jõuame kohale, siis me väga palju seal ei filmi ja muud ei olegi, et mis ma veel tahtsin rääkida on sellest, et päris huvitav lugu on, kui me sõitma hakkasime, siis näitas mul auto, et õlivahetuseni oli jäänud 11 100 kilomeetrit. Siis kui ma seda nüüd vaatan, siis ta näitab 12 600 ehk siis ikkagi pikad sõidud ja need on autole ainult hea, et arvestab selle ringi endale õlivahetusvälba. Püud läheb küll mõnusalt, et ma vaatan korra seda. Roheliste rõõmuks on siukene lugu, et hakkasin sõitma, siis ta näitas, tankisime ära, siis näitas 17 000, et saan selle
AdBlue kogusega sõita. Ja nüüd oleme siin 2200 peaaegu sõitnud ja näitab, et jääki on 7000 kilomeetrit. Et nagu päris käruga kulub teda päris mõnusalt. Üldiselt meil siis on keskmine kulu olnud reisi peal, vaatan kohe selle välja, kulu tänasel päeval on ta 9,8 ja pikaajaline on siis 11 liitrit 100-le, et võite ise arvestada, palju seda kulu nagu on, et oma jagu tuleb juurde, et mis me veel siis. Ega väga ei olegi rohkem midagi, võib-olla siin mõned klipid veel Villem filmib tee peal ja siis me paneme selle episoodi purki. Aga tšau!